Sest see puudutab Eesti territooriumi, Eesti inimesi ja on selles mõttes unikaalne, et minu andmetel keegi teine nii mahukalt pole seda informatsiooni Eestis kogunud, et ta on 576 leheküljel kogutud siis Eesti niisugune nagu ütleme siis niisugune kirsitubakas, kirjanduslik. Eesti inimeste lood on siin kirjas, eks ju. Eesti ja lood. See jaotus on selles mõttes huvitav, et sa ju nimetad ka ennast keskkonna anomaaliate uurijaks, eks ju. Mitte lihtsalt ufoloogiks, et mitte ainult siis rohelised mehikesed, vaid kõiksugu olendid, kes meile võib-olla silma ette ja ei jää ja käega neid katsuda ei saa. See, kes süveneb valdkonda, et see hakkab nägema, et see on päris keerulise mustriga ja paljude tegijatega niisugune valdkond. Nendest ette loetletud valdkondadest, milline sul endale kõige rohkem huvi pakub? Kas ikkagi tullukad, nagu eeldaks? Ei saa niiviisi öelda, et see valdkond, see on nii nagu pillimeister, ei saa kunagi öelda, et no mis pill talle kõige armsam on, et ma ütleks niiviisi, et see valdkond kogumis tervikuna on eriti nagu köitev, eks ole, sest et vana tõsiasi, et saatan peitub pisiasjades, et need detaile ja neid väikseid finesse nendes lugudes, neid tuleb ja siis laiendab seda valdkonda, et see oli ka üks põhjus, miks ta pani mind neid niiviisi klassifitseerima, sest et ei saa ju ufodeks nimetada neid valgusnähtusi, mis inimesi seiravad kas looduses või siis toas või väikesed valguskerad eri suurusega ühest toast teise, et kaugel lugu lendavatest taldrikutest, eks ole, aga mõistatused nad on ja kui on jälle vaatlusi UFO-objektidest, nii-öelda klassikaline mingi taldrikukujuline objekt, mis on seal 3 jalal või paari meetri kõrgusel maapinnast ja sealt tulevad välja mingid väiksed valged kerad, mis meenutavad neid kerasid, mis inimestel sageli tubades figureerivad, siis on näha, et nad on omavahel kuidagi lingitud, ainult et see link või see seos tuleb siis leida ja silma mitte kinni pigistada, eks ole, et ignoreerida, et ei saa olla või saab olla. Ja selle tõttu mulle meeldib see kogum, siis mulle meeldib see, kuhu ta välja ulatub, seepärast, et ühes saates me rääkisime piibelanomaaliad ja Eesti, eks ole, ja siis seal on näha, kuidas nendel lugudel, mida on võimalik siis lähiminevikus ja ka tänapäeval leida Eestis, nendel anomaaliatel on selged paralleelid ja suguluslood aastatuhandete taga, mis ulatuvad siis pühakirja ja veel kaugemalegi. Ja siis need olendid, mida Sumeri ja Babyloonia tekstid tutvustavad ja kirjeldavad, need on õudselt sarnased nendele olenditele ja mis meie praeguses keskkonnas on, et see tõstatab uue küsimuse, et kas need protsessid ei ole teadlikud ja tahtlikud väga pikal perioodil olnud, kestavad edasi ja kuhu nad peaksid nagu välja viima. Eesti esu.